Tere päevast, head vaatajad, kuulajad, jälgima saadet Julgeolek täna. Meie tänase saate teemad on elanikkonnakaitse ja laiapindse riigikaitse see osa, mis jääb sõjalisest poolest välja. Ja teise teemana võtame arutuse alla Ukraina sõja ja läbirääkimised selle sõja lõpetamiseks. Stuudios nii nagu ikka on julgeolekueksperdid Meelis Oidsalu ja Erki Koort. Julgeolek täna alustab. Nii, käime läbi ajaloo. Et tegelikult on, kui ma seda kokku panin, siis ma avastasin, et on mitmed nagu kahtlased sarnased paralleelid tänase päevaga. Mitte küll esimene uudis õnneks, aga 1. aprillil 1558 Liivi sõjas venelased alustasid Narva pommitamist. Paar nädalat tagasi tuli uudis, kus mingi multifilm näitas ühte tanki Jaanilinnas tänapäevase siis nimega Ivangorodis, mis ka tahtis siis Narvat pommitama hakata. Minu arust Narva pommitamine on siuke asi, mida võikski mingis filmis Eesti filmitegijad ka kujutada. Et mingid nagu stsenaariumid tulekski võib-olla kujustada selleks, et nad ei ehmataks, isegi multifilmid neist ei ehmataks meid nii palju. Järgmine asi 1. aprillil 1933 ajalehe Isamaa vastutav toimetaja. Talle mõisteti Riigikogu laimamisest 300 krooni trahvi või 3 kuud aresti. Mis täitmisele läks, ei tea. 1951 oli üks küüditamine 1. aprillil, mida tavaliselt ei ole väga meenutatud. See oli operatsioon Sever. Ja kui 49. aastal viidi ära metsavendade toetajad ikkagi suures osas või püüti lõhkuda seda struktuuri, siis 51. aastal oli see suunatud peamiselt siis usu lahkude vastu. Et operatsioon Sever viidi läbi Eestis, Lätis, Leedus, Valgevenes, Ukrainas ja Moldovas samaaegselt. Eestist küüditati üle 300 ja Hoova tunnistaja näiteks, muid usu lahke vähem. 1917 maailmas Taani Lääne-India koloonia müüdi 25 miljoni dollari eest Ameerika Ühendriikidele. Ja Taanilt tahtsid ju 1865 ameeriklased osta ära ka Gröönimaa, siis oli surus Taani neile peale ka oma mingi Kariibi saarte ostu sama diili osana, kuna Kariibi saari ei tahetud, siis ei Gröönimaa toona müümata ja näed, kuhu me oleme jõudnud nüüd. Eks. Ja nüüd saaks need teised saared kauba veale ilmselt. 1997 avati otse laevaliin Hiina Rahvavabariigi ja Taiwani vahel. Toimus selline suhete soojenemine. 2009 Albaania ja Horvaatia said NATO liikmeteks. Ausalt ei mäletanudki, et sellest nii palju aega juba möödas on. See tundus nagu alles eile. 2. aprillil patenteeris Šoti füüsik Robert Watson-Watt radari tööpõhimõtte. Et 35. aastal radari tööpõhimõtte. Ja seda radarit nad kasutasid ka teises maailmasõjas ja see radar osaliselt aitas neil võita ka sõja Britannia pärast Hitleri vastu. Ja 2012 oli plagiaadiskandaal Ungaris, kus siis Ungari president astus plagiaadi kahtluse tõttu tagasi, kuna Budapesti ülikool oli talt selle sama kahtluse tõttu doktorikraadi ära võtnud. Et kui meenutada, siin praegu käib plagiaadiskandaal siis Kanada peaministriga, kus teda süüdistatakse siis 95. aastal kaitstud doktoritöö teatud lõikude viitamata jätmises. 3. aprillil 1930 Tallinna Haapsalu rahukogu karistas Päevalehe vastutavat toimetajat Leopold Kenni kindral Nikolai Reegi laimamisest 2-kuulise vangistuse ja 300 kroonise rahatrahviga. Huvitav, milline meie inforuum oleks, kui samasugused karistused endiselt kindrali kohta, ma ei tea. Maailmas 3. aprillil aastal 1043 Edward usutunnistaja krooniti Inglismaa kuningaks. 1922 Jossif Stalin valiti Nõukogude Liidu peasekretäriks.
1937 Soome põllumajandustootjate keskliit otsustas pöörduda valitsuse poole palvega, et kõrvaldataks Eesti põllumajandussaadustele antud tollisoodustused. 1948. aastal allkirjastati siis Marshalli plaan Lääne-Euroopa ülesehitamiseks ja 1948. aastal toimus ka Lõuna-Koreas siis ühel väikesaarel ülestõus, mis suruti politseiarmee poolt suhteliselt veriselt maha ja 1949. aasta maiks ulatus hukkunute arv 30 000-ni. Et selline ülevaade või tagasivaade ajalukku, aga edetabel tuli see nädal otsus politseijuhtide kriminaalasjas, et üldiselt me ei ole seda teemat käsitlenud, aga kohus leidis, et nii Erik Heldna, Elmar Vaher kui Aivar Alavere tuleb õigeks mõista. Keeruline ja näotu lugu, aga nagu kohtuotsuste puhul ikka tuleb lõpliku astme kohtuotsus enne ära oodata, kui saab hakata nagu lahkama, et mis juhtus ja miks juhtus, et ootame. Minu soovitus oleks tegelikult peaprokuröril sama, mis Raivo Aegil, et see kahju, kui Eesti julgeoleku ja õiguskaitsesüsteemile on juba tekkinud nii suur, et peaprokurör võiks kaaluda, tutvuda põhjalikult selle materjaliga ja võtta isiklik seisukoht, kas sellega tasub edasi minna või mitte, sellepärast et ühesõnaga. Jah, ega see ei oleks ka prokuratuuris pretsedent, seda asja alustanud prokurör Rentsik ju ise lahkus asja juurest kohe praktiliselt viidates liiga suurele koormatusele. Kui sa oled midagi sellist otsustanud alustada, ole mees või naine ja siis menetle seda ka. Mitte nii, et sa jätad siis kahele ruukile seda menetleda ja ise tegeled siis väidetavalt tähtsamate küsimustega. Ja see on ma olen ka seda meelt, et kui Eesti Vabariigis oleks võib-olla parlamentaarsed kontrollimehhanismid natukene efektiivsemad, siis võib-olla sellist asja me näinud ei olekski. Ja teine asi, et kui nüüd see kohtuasi lõpuni läheb, kas siis tuleb mingisugune nii-öelda uurimine selle kohta, et mis tegelikult toimus, mitte selle pärast, et kedagi saaks üldse vastutusele võtta, aga lihtsalt, et aru saada, et kust kohast ametkondlik käts läheb üle tegelikult riiklikult kahjulikuks tegevuseks, et tasub rahulikult arutada. Seda saab teha 3 institutsiooni, prokuratuur, kus kunagi asutati ka oma uurimisvõimekus, mis täna väga kaugel ei ole, Siseministeerium või siis parlament. Et 3 kohta seda teevad. Aga lähme edasi. Hiina intensiivistab tegevusi Taiwanis, et ähvardada siis saareriiki ülevõtmisega või õigemini teha kõik selleks, et ei tuleks pähegi iseseisvust välja kuulutada. Väga suur hüpe on toimunud eelmise aasta algusega võrreldes ka, kui vaadata nii merelist kui õhulist Hiina sõjaväepoolset survet Taiwani kontrollitavale ruumile ja USA luure hinnang hiljutine ütles ka, et see surve veelgi kasvab, et Peking ka tajub, et Trump ei pruugi olla nii aldis tegelikult relvakonflikti suure riigiga minema. Ja samal ajal Trump, eks ole, ähvardab tariifidega, mis omakorda võib Pekingit innustada veelgi eskaleerima ja suunama seda mängu nii-öelda väljale, kus Trump ei taha mängida. Marine Le Peni kandideerimisvõimaluse kõrvaldamine, et Marine Le Pen siis mõisteti süüdi ja tal keelati kandideerida 4 aasta jooksul riigiametitesse. Väga oluline märgiline sündmus, seal jällegi on kohtuveskid veel jahvatavad, ülemastme kohtud ka, aga milles asi oli, leidis tõendamist asjaolu, et nad süsteemselt varastasid Euroopa parlamendi raha ja suunasid oma lihtsalt siseriikliku partei tegevusse, kasutasid keelatud võtteid. Marine Le Pen sai ka ju 2-aastase reaalse koduaresti selle otsuse tulemusena, mis veel ei ole jõustunud. Et keeruline juhtum ja loodame, et
sealt ei tule mingisuguseid veidraid järelmullistusi sellest otsusest. Et viimasel ajal ka Rumeenias me teame, eks ole, kohus väga jõuliselt sekkus käimasolevasse valimisse. Et alati tuleb ka ettevaatlikult vaadata neid asju, aga samas me ei tohi kohe eeldada, et Prantsuse kohus oleks kuidagi poliitiline. Et seal on ka ikkagi juba vana ja tugev demokraatia. Ütleme niimoodi, et endine president Sarkozy käib ka ringi jalavõruga seal, kuna ka tema on süüdi mõistetud. Ja üks teine peaminister oli veel, kes oli sarnase asja pärast süüdi. Meenutagem, et ka Ameerika Ühendriikide president Donald Trump on kohtus süüdi mõistetud, kuigi karistust ei määratud. Aga raha ei virutanud mitte ainult Le Pen, vaid raha on virutatud ka Moldovas. Moldovas on kusjuures päris tormilised arengud olnud viimase paari nädala jooksul just nende moskvameelsete vahistamise osas. Moldova süüdistab ühte siis parlamendisaadikut ebaseadusliku poliitilise rahastuse korraldamises ja ta mõisteti 12 aastaks vangi selle eest, aga päev enne sisenes ta Vene saatkonda ja Vene saatkonda ütles talle jõuda siis Transnistriasse, mis on siis Venemaa poolt okupeeritud Moldova osa. Üks parlamendisaadik on veel, keda süüdistatakse siis raha äravirutamises. Ja lisaks Moldovas on ka niisugune piirkond, eks nagu Gagauzia autonoomne piirkond ja selle siis venemeelset kuberneri Evgenia Kutulli süüdistatakse samuti poliitilise rahastuse reeglite rikkumises. Tema on kinni peetud ajal, kui ta tahtis riigist lahkuda Türki. Aga mitte ainult Moldovast ei põgeneta Moskvasse. Ja seega Evgenia Kutull on samamoodi pöördunud Putini poole, et Putin aitaks siis Moldova võime survestada tema vabastamiseks. Aga Moldova... Midagi sellist tegi ka õigeusu kohalik esindaja siin, kes kirjutas ÜRO-le, et siin on genotsiidiga tegemist põhimõtteliselt. On teatud paralleele. Ja ka bosnia-serblaste eraldumismeelne juht Milorad Dodik, keda Bosnia-Hertsegoviina võimud taotlesid tema suhtes Interpoli rahvusvahelist vahistamiskäsku, kuna ta eiras põhiseadust ja õhutas separatismi. Ka tema on putkanud Moskvasse. Nii et Moskvas on varjupaik paljudele. Aga Leedust väga traagiline juhtum. 4 Ameerika sõdurit sõitsid Laukasse oma tankiga ja uppusid. Kirde NATO-s nii-öelda on seda varemgi ette tulnud. 2006 uppusid 4 Norra tankisti, 2 küll neist lõpuks pääsesid, aga kukkusid samuti läbi jäätunud pinnase sohu oma Leopard 2 tankiga. Ameerikas sureb 300 sõjaväelast kahjuks iga aasta õnnetuste tagajärjel, märksa vähem kui lahingutes hukkub. Nii et see on kahtlemata kurb, aga siiski tavaline asi ka nii suurele riigile kui Ameerika, et loodetavasti seda siis ei mängita nagu üle kuidagi poliitiliselt hiljem totakatel asjaoludel ja Leedu on väga hästi seda asja hallanud, teinud hästi nähtava, rahvusvaheliselt nähtava nii-öelda kommunikatsiooni sinna peale, kaasa arvatud siis ülekanne pühapäevaselt missalt Vilniuse katedraalist, kus siis palvetati nende päästeoperatsiooni käigus veel leidmata ameeriklaste ees, et hea õppetund nagu kuidas selliseid asju pigem kasutada sellise liitlassuhte tugevdamiseks ja empaatia ja armastuse nii-öelda vastastikuse armastuse tugevdamiseks. Gaza sektorist päris ootamatud pildid, et lõpuks palestiinlased on hakanud protestima ka Hamasi vastu Gaza sektoris. Hamas on jõuliselt reageerinud ja visanud ka ühe protestija laiba siis tema lähedaste koduuksele. Väidetavalt siis see protestija oli surnuks piinatud. Jah, Hamas ei ole demokraatlik organisatsioon ja Hamas on terroristlik organisatsioon läbi ja lõhki ja seda tuleb arvestada, kaasa arvatud igasuguste hüüdlausete tõlgendamisel Eesti inforuumis. Mina näiteks ei saanud aru sellest kohtuotsusest,
et tegemist ei olnud genotsiidi õigustava loosungiga. Me räägime Eestis toimunud protestist, kus räägiti, eks ole, jõest mereni juttu, et tegemist on puhtalt terroristliku poliitikaga, mida selle loosungiga viljeletakse ja tänaseks juba teavad inimesed seda. Itaaliast tuleb ärevaid uudised, et Itaalias asub juba aastakümneid siis Rooma lähedal Euroopa Liidu teaduskeskus. Selle lähedal on kehtestatud lennukeeluala, aga ometigi on seal viimastel päevadel ja nädalatel nähtud väga palju droone lendamas. Ja väidetakse, need droonid olevat Venemaa päritolu. Seal läheduses on ka üks NATO baas ja siis kontserni Leonardo helikopterite tehas. Aga väidetavalt nii NATO baasi kui helikopterite tehase kohal ei ole neid asju nähtud ja huvitav on see, et see keskus on siis ise käivitanud Euroopa poliitika kujundamist tõenduspõhise nõu ja teadusuuringute kaudu mõne aja eest siis drooniohutust käsitleva projekti. Et ütleme nii, et töö on tulnud koju kätte. No parim praktikum, jah. Selle taustal on hea teada, et Eesti Kaitsevägi just teatas, et soetatakse drooni vastased radareid. Ma ei mäleta mingi imelikust riigist, Ungarist. Ja. No loodetavasti ei saa Orban neid välja lülitada, kui me tahame neid kasutada. Ja Leedust tuleb selline uudis, et Leedu lennuliiklusteenindus on ainuüksi märtsikuus tuvastanud rohkem kui 300 teadet GPS-ide häirimisest. Et Eesti kohta sellist statistikat praegu vähemasti vastu panna ei ole, aga loodame, et ka Eesti lennuliiklusteenindus sellist statistikat avaldab. Jah, aasta tagasi või millal oli ju väga suur probleem siin see GPS segamine. See oli seotud sellega, et venelased tahtsid ka Ukraina droone, eks ole, jammida, aga mingi hetk ukrainlased muutusid sellest GPS segamisest sõltumatuks oma droonirünnakutes ja seetõttu seda jammimist meie piirkonnas ilmselt on ka praegu vähemaks jäänud. Seal lõunasse on see liikunud siis miskipärast. Ei ole avaldatud andmeid. Aga sellega edetabel läbi ja lähme esimese teema juurde. Nii, meie esimene teema on laiapindne riigikaitse ja selle osa elanikkonnakaitse, et tehtud on nii mõndagi. 2022, kui see teema alustas suuremat teadvustamist, siis tegelikult asjad hakkasid arenema päris kiiresti ja tundus, et see vagu on selliselt ees, et ta läheb edasi. Peale seda tekkisid pausid. Ja ei saa öelda, et midagi ei ole tehtud. Loomulikult on tehtud. On varjumiskohti kaardistatud, on varjendeid kaardistatud, on tehtud GPS või GSM teavitus, mobiiliteavitus ühesõnaga ja on ka sireenid paigaldatud. Aga ütleme ka nii, et sireen tegelikult ütleb sulle, et ta ei ütle sulle, mis juhtus. Ta ütleb sulle, et ole hea, vaatama telefoni või tee telekas lahti või raadio. Et peale seda saad sa ikkagi teada, mis juhtus, et see on. Ja huvitav on see, et peale 2022 aastat see ajaaken nagu elanikkonnakaitse osas natuke sulgus. Et kui me vaatame, millise entusiasmiga ka ühiskonnas arutati moona ostu või kas või kantsler Kusti Salmi lahkumise järgselt see 1,6 miljardi teema, nüüd jälle mõni nädal tagasi küsimus, kui palju siis on moona ostetud ja kui palju ei ole, siis elanikkonnakaitse osas sellist survet tegelikult ühiskonnas ei ole. Aga tuleb arvestada, et selleks, et minna rindele, peab olema ka sinu perel kuhugi varjuda. Kui seda kohta ei ole, siis sõdur me Ukraina kogemusest nägime, et läks päästma oma peret, mitte ei läinud rindele sõdima. Jah, kui on sõda, siis me kaitseme ühiskonda eelkõige, mitte ainult, eks ole, siis ei tegele lahingute võitmisega ja tänaseks on selge, et kui varasem arusaam oli selline, et Kaitseväe juhataja vastutab riigis kõige eest sõja ajal, siis tänane laiapindse riigikaitse kontseptsioon näeb ette, et meil on ka tsiviilkaitse jaoks, eks ole, oma nii-öelda Kaitseväe juhataja. See on meil Päästeameti peadirektor, aga kes ei anna valitsusele
tsiviilkaitselist nõuannet, nagu annab sõjalist nõuannet Kaitseväe juhataja. Ma arvan, et see on ja võib-olla ei tee ka sellist survet selles teemas, et kuidagi on jäänud see tsiviilkaitse juhtimine nähtamatumaks, kui ta on näiteks institutsionaalselt nagu juba Rootsis, kus on oma tsiviilkaitseminister valitsuses, võib ju küsida, eks ole, et kuidas, et mingi patsifistlik neutraalne riik, et kuidas seal on välja arenenud selline nii-öelda tsiviilkaitsekultuur. Aga ometi on, seal on oma tsiviilkaitsestaab ka, et need asjad on märksa nähtavamad, rahvusvaheliselt on Rootsi nähtavam. Siin hiljuti isegi ma vaatasin Uus-Meremaal kirjutati sellest, et Rootsi andis välja uued elanikkonnakaitse juhised, eks ole, et kuidagi nad kas oskavad ise seda teemat nähtavamaks teha ja võimendada oma kogemusest lähtuvalt või nad teevadki rohkem, viited sellele, et nad teevadki rohkem, on ka hiljutine otsus Rootsil 9 miljonit varjendite kaasajastamisse investeerida. Mis on muidugi Rootsi suurust riik, arvestades väga väike summa. Aga arvestades palju neil on enne neid varjendeid ehitatud ja tehtud, et see ongi ilmselt tuleb kaasajastada, see on mingi tehnosüsteeme, aga need varjendid ennast nii väga ehitada pole vaja. Rootsi-Soome eelis, meie eeskujude eelis on ka metroo. Et see juba palju probleeme lahendab. Eestis on ikkagi avalike varjumispaikade põud endiselt, meil on ära märgistatud mingid osad, aga ilmselgelt on liiga vähe, et on uue valitsuse jaoks juba Läänemetsa poolt ette valmistatud kogu see varjumispaikade, korteriühistute, keldrite korda tegemise kohustus ja nii-öelda rünnakukindlaks tegemise kohustuse ette nähtud ja uutele elamutele, eks ole, regulatsioon ja nõue, et oleksid nii-öelda varjumiskohad ka olemas, siis autoparklas eeldatavasti maa-aluses. Et üht-teist on nagu tehtud, hästi palju ressurssi on suunatud koolitusele Eestis ka, aga siin tahaks näha rohkem seda, et kui meil on siin 5 miljonit eurot vist koolitusteks suunatud ja koolitused juba käivad muide aprillis kõigile tartlastele. Vaadake linnavalitsuse kodulehele, seal tuleb vist 10 ühes kuus ainuüksi avaliku koolitust, et kindlasti saatke keegi suguvõsast sinna osalema, oma korteriühistust keegi sinna osalema, kes tooks selle info tagasi, et just nagu kogukondades seda ise organiseerumist teadlikkust kasvatada ja siin aitab ainult mass, et kui meil on 5 miljonit pandud koolituste alla, siis tegelikult tahaks ka avalikus inforuumis näha selle heas mõttes kampaaniate kasvu, et seal samas TikTokides, muudes keskkondades on vaja hakata massiga köitma, nii nagu, eks ole, erinevad, ma ei tea, kommertsteenuse pakkujad köidavad meid oma reklaamidega, et see tuleks ka nagu läbi mõelda, et ma vaatasin, et Päästeamet on YouTube'i üles pannud sellised viisakad videod, aga need on ka sellised hästi ametlikud ja kuidagi ametnikult ametnikule nagu stiilis tehtud, et tasuks läbi mõelda, raha on eelarves olemas, et tuleks võib-olla ka laiapindsemalt teha, ka eraraha kaasates tehagi rohkem selliseid kampaaniaid. Aga seal taga on muidugi ka poliitika kujundamise vajadus ja üks suuremaid puudujääke lisaks varjumisele on see asjaolu, mis on meie geograafiline piiratus. Täna juba Soome näiteks ja Rootsi ka teevad seal Norra ja Taaniga erinevaid kokkuleppeid taristu kasutamise osas, ka selle osas, kuhu nagu põgenikud suunata. Meie oleme seljaga vastu merd ja täna tegelikult oleks juba vaja teha meie tsiviilkaitse, rahvusvahelise nagu tsiviilkollektiivkaitse algatus ka ära, et sõlmidagi lepingud, teadagi, et kui meil on kõige tundlikumad, raskelt haiged inimesed või et kui meil kaitsevalmidust tõstetakse, et siis võiks olla juba standard, et need inimesed viiakse ohutumasse kohta ära, eks ole. Euroopas muidugi ei ole väga sellega liiga kaugele jõutud, et kui siin tänagi välisministrid kogunevad, eks Euroopa Liidu välisministrid arutavad Venemaa ohtu, siis tegelikult elanikkonnakaitse kontekstis on Euroopas hästi palju see elanikkonnakaitse keskendunud tehnogeensete ja looduskatastroofide nagu tagajärgede leevendamisele ja likvideerimisele, aga seda sama sõjaohtu
väga paljud riigid tegelikult ei taha mitte midagi kuulda sellest. Ja teine asi on seesama, kui me räägime informeeritusest, urgentsuse loomisest, et kui palju meil on ka rohepöörde jaoks kampaania raha ka keskselt, eks ole, antud Euroopa Liidu toetustest saab teha, et elanikkonna kaitse osas ka lisaks sellele sõjalise kaitsefondile võiks tekkida ka üle-euroopalisi algatusi. Vaikselt juba midagi on nagu tulemas, aga siin on vaja eelkõige massi ja siis mingites kohtades ka riigi täiendavat rahalist toetust, et okei, koolitame küll 5 miljoni eest, aga kas meil on mingit sarnase suurusega rahastut ette näidata ühistutele toetuseks, et oma keldrid korda teha, et need asjad tuleks läbi mõelda. Õnneks Igor Taro, uus siseminister, mulle tundub väga usutav just nagu selles nagu laiapindse nagu riigikaitse ühe juhi rollis, tal on isiklikku kogemust ja kokkupuudet ja tundub, et huvi ka, et Läänemets tegi nagu hea algatuse, aga nüüd oleks vaja viia see asi nagu reaalselt massidesse ka. No eks see on see, et juhtide vahetamine või vahetumine aeg-ajalt tekitabki ka neid erinevaid vaatenurki samale teemale ja kus üks võib-olla edasi ei jõuagi enam, mis iganes põhjusel on need poliitilised või teiste prioriteetide põhjused, siis teine nende eelduste baasilt saab edasi minna ja tõesti praegune siseminister Igor Taro on siis elanikkonna kaitse kuulutanud siis oma teadaolevat ainsaks prioriteediks praegu, et ma ei ole kuulnud, et ta oleks teisi prioriteete välja öelnud, aga prioriteete ei saagi olla 10, eks, et peavadki olema mingisugused väga selged fookused ja sellele tähelepanu tõmbamine taaskord on ülioluline, sest moona meil on vaja selleks, et purustada vaenlane tema enda territooriumil ja väsima rõhutamast, aga Eesti territooriumi sügavust arvestades me ei saa pidada ainult ründesõda, kui meile peaks kallale tuldama, vaid me peame pidama ka kaitsesõda ja selleks kaitsesõjaks on meil vaja tegeleda elanikkonna kaitsega ja kui me sellega ei tegele, siis ei ole meil peale sõja lõppu kellegiga seda riigi pidamist jätkata. Et relvi ostame selleks, et oleks lihtne, eks, relvi ostame selleks, et me võidaks sõja. Elanikkonna kaitse mehhanismi on vaja selleks, et meil on kellegagi riiki edasi pidada ja rahvus saaks jätkuda. Ja see ei tohiks olla ainult siseminister Taro prioriteet, see võiks olla ka välisministri prioriteet, see sama elanikkonna kollektiivkaitse, see sama Euroopa Liidu tasemel ka mingite nagu fondide loomine selleks, et siin tööpõld on oi kui lai, aega siin räägitakse üha vähem. Nii ta on. Elanikkonna kaitse erinevad tahud, seesama varjumine ja varjendite teema, et nendest räägitakse läbi segi, eks, et varjend on ikkagi see, mis peaks pommile vastu pidama. Varjumiskoht on see, mis peab vastu kõrval plahvatavale pommile, aga mitte otse tabamusele. Ja olgem ausad, et ärme loo mitte ühelgi hetkel sellist illusiooni, et kõik Eesti elanikud saavad 30 aasta pärast oma varjendi. Seda ei juhtu mitte kunagi. Varjumiskohad suurele osale elanikest saavad olema. Kõige kindlam on tegelikult see, mis on tuhandeid aastaid toiminud, hajutumine. Miks on need, kui võtta kas või Muinsuskaitseameti kaardirakendus on ju, kui vaadata, kui palju on Eestis Soosaartel asuvaid pelgupaiku. Ma olen toonud seda Kirstumäe näide, mis asub Kirstumägi, mis asub Võru ja Põlva vahel. Pelgupaik 2. aastatuhande algusest ja toimib siiamaani. Lihtsalt küsimus on selles, et kuidas tavainimene seal hakkama saab. Ja väga oluline ongi rääkida rohkem ka sellest, et mis see nagu soovitus siis on. Et tõesti, et meil on hästi palju räägitud sellest, et eestlastel on maakodud ja suvilad ja sinna saab minna ja seal on nagu turvalisem, eks ole. Et seal tekib ka oma dilemmasid, sa jätad oma linnavara maha, et need kõik sellised nagu olukorrad ja skeemid tulekski kuidagi läbi arutada ka laiapindsemalt kui ainult nii-öelda siseministeeriumi ametnike eestvõttel äkki ja nende mõtetega ennast ka harjutada ja mõelda läbi tõesti, ma ei ole ka priimus näide elanikkonna kaitse nagu varude osas. Mul on olemas hokikotti pakitud evakuatsiooni, mis on ühtlasi ka mu matkakott. See on väga juba suur samm. Kus on sees telk, kus on priimus, elementaarsed asjad, et kui ma pean kiiresti ümber paiknema, et mul on vähemalt laste jaoks ööseks mingisugune
peavari olemas, ja see pakett mahub mul ilusti autosse. Üht-teist on, me vaatame toiduvarude osas, et meil oleks mingid pähkleid ja siukseid asju nagu rohkem, et hädapärast, et sa ei peagi tervet menüüd endale varuma, eks ole, nädalaks ajaks. Et see on ka kole energiakulukas. Et mis ma ise olen veel mõttel näiteks on see, et ma tegelikult peaks endale ka lihtsalt oma poja treenimiseks peaks ostma vaatlustrooni väikse. Et kui ma peangi nagu liikuma kuhugi, et siis mul poeg näiteks on välja koolitatud nii, et ta suudab ka autosõidu ajal vaatlustrooniga vaadata, sõita ette ja vaadata, et ja siis ma imestan muuseas, et neid droone selliselt ei pakuta veel põhivarustuses autodels. Et see, mina mõtlesin, et selleks ajaks 2025 me oleme ammu jõudnud selleni, kus uue auto ostes on sul lendab auto ees mingi droon, mis näitab sulle ära tegelikult, mis ees toimub. Sellised prototüüpe on loodud, aga jah, seeria tootmisesse, et seal on ilmselt ka mingid, ma ei tea, andmekaitselised probleemid, mis tekivad. Õhuruumi küsimused ja 100 muud asja, muidugi on. Aga sellest varude teemast lähme edasi korra, et minu arust see on väga hea näide, mis sa tõid, eks, et sul on olemas mingisugune, sa oled läbi mõelnud, mida sa kaasa võtad, kuidas sa nagu, mida on lastel vaja. Ja teine asi tegelikult on see, et peale siis selle Ukrainas agressioonisõja algust inimeste kodudes olevate varude hulk suurenes ja peale seda jäi see suhteliselt stabiilseks. Nüüd viimane info on see, et väidetavalt peale desünkroniseerimise kogu seda kommunikatsiooni, palun valmistuge, oleme valmis, saame hakkama, suurenes uuesti ja mitte nagu 1-2% võrra see kodude hulk, mis on tegelikult valmistunud, vaid ikkagi üle 10%, mis on väga kõva tulemus ja kui siin oli küsimus selleks ka, et ühelt poolt on riigi sõnum, et mitte midagi hullu ei juhtu, teiselt poolt, et valmistuge, siis tegelikult see eesmärk ühiskonna hakkama saamiseks tegelikult sai suures mahus täidetud. Et ta ei ole muidugi 100% kaugel sellest, aga ta on oluliselt parem, kui ta oli veel selle aasta alguses. Ja aga siin on alati olnud see kuidagi liigselt afišeeritud see ehmatus selle üle, et äkki riik räägib nüüd kriisiks valmistumise vajalikkusest, et iga kord, kui tuleb ka see sama Rootsi juhis, mis tegelikult oli, ta on pika traditsiooni jätk juba Rootsis. Et see alguses seda serveerisid ka mainekad ajalehed, kui ikkagi millegi väga erakorralisena, et kohe läheb sõjaks ja et ka meediapoolne selline üleepateerimine selle teemaga. Samal ajal, kui võib-olla võiks just vastupidi ise rohkem teadlikult tuua seda teemat eetrisse järgmistel aastatel nüüd ka. See sama Lasnamäe näidis varjumispaik, mis oli ühe korteriühistu keldrisse tehtud, eks ole, tundub nagu tundlik teema, et mis mõttes Lasnamäel nüüd, eks ole, sellist asja arutame ja teeme. Aga ei, kajastamegi pigem üle, et see info jõuaks rohkem inimesteni ja seda nagu abitust oleks vähem. Ma tulen ikkagi selle varude juurde veel tagasi, et tegelikult on Eestis siukene asutus nagu Varude Keskus, mis varasemalt tegeles ainult vedelkütuse varuga, tänapäeval tegeleb muude nagu nomenklatuuriga ka. Me ikkagi soovitaks ka omavalitsustel läbi mõelda, et mitte soovitan omavalitsustel läbi mõelda, kuidas nad oma inimesi, mis iganes ohu korral varustavad. Küsimus ei ole ainult sõjas. Ja samamoodi inimestel ja riigil läbi mõelda see, et ütleme, et nüüd mingi protsent inimesi on varunud koju asju, niimoodi, et ma ei tea, kui tuleb lumetorm, siis nad saavad 2 nädalat hakkama täitsa vabalt. Nüüd kriisis on hästi oluline küsimus see, et kas sa saad jääda koju sinna, kus on su varud ja baas või sa pead lahkuma ja mis iganes põhjus see on. On see üleujutus, on see metsatulekahju või on see sõda. Ja ühel juhul saad sa olla abiandja ehk et ka naabritele näiteks naabreid aidata. Teisel juhul muutud see kohe abivajajaks. Et see on nagu minu arvates asi, mida me ei ole ühiskonnas piisavalt mõtestanud ja tegelikult läbi mõelnud, et me vaatame küll seda, et inimeste valmisolek tõusis, aga kui me vaatame kaarti, siis on piirkondi, kus need inimesed, kes võivad olla küll valmistunud,
ei saa mingite kriiside ajal jääda paikseks, ehk nad muutuvad abivajajateks kohe. Kohalike omavalitsuste roll on kindlasti hästi oluline, kas või veevarustus, et me küll ütleme, et varugem koju ka vett, aga tegelikult see ei ole väga nagu teostatav ülesanne, sellepärast, et sa saad... Kodus peab kaev olema. Kodus peab kaev olema või mingi lokaalne, eks ole, puurkaev või midagi sellist vajadusel, kus see on võimalik. Paljudel seda privileegi pole ega võimalust. Aga et vesi ka rikneb ja seda mingid teenuseid ja asju tulebki hakata omavalitsusel keskselt tagama. Siin Siseministeeriumi rahalisel toel on saanud nüüd ka omavalitsused endale kriisinõunikke palgata, kes aitavad asju läbi viia ja koolitusi, aga siin tuleb teha ka selliseid üsna suuri logistilisi investeeringuid, kõik, ma ei tea, veepaagid ja muud sellised asjad, eks ole, mida saabki viia linnaosadesse, kus reaalselt ka korterelamutes paljudes tekib see veeprobleem tõenäoliselt. Kindlasti, aga võtame selle teema kokku, elanikkonnakaitse teema, et elanikkonnakaitse teema on kindlasti ülioluline, sellepärast, et meil pärast oleks kellega riiki pidada, inimesed jääks terveks ja tegelikult ka esmareageerijad, on need siis sõjaväelased, politseinikud, päästjad, saaksid keskenduda oma esmasele ülesandele, et nad teavad, et me oleme ühiskonnana mõelnud juba läbi selle, kuidas lähedased jäävad terveks. Aga võtame teise teema. Nii, meie teine teema on läbirääkimised Ukrainas. Ukraina sõja arengud, väidetavalt venelaste hoog Ukraina vallutamisel on raugemas, kuigi liigutakse veel edasi. Et tegelikult, mis oli rahu läbirääkimiste alguses või õigemini selle idee alguses või surve alguses, mis oleks pidanud olema tegelikult tohutu surve rindel, seda ei tekkinud. Mis näitab, et Venemaa võimekus on kriitilise piiri lähedal. Tal ei ole võimalik tuua palju uusi reserve suurteks rünnakuteks kohale. Ja kui vaadata praegust infot, siis jah, venelased liiguvad edasi, aga see liikumine on oluliselt aeglustunud. Kui vaadata, edasiliikumise mõttes ütleme, et edukat survetel ei olnud, aga märts oli... Kui ma ei eksi, siis oligi selle sõja kõige intensiivsem kuu üldse. Aga oleks eeldanud veel intensiivsemat, arvestades, et läbirääkimiste ajaks sa pead saama võimalikult hea positsioon. Arusaadav, aga seal on ilmselgelt nagu viimastel kuudel toimunud eskalatsioon, lihtsalt kui vaadata laskude statistikat eri relvaliikide raames ja vastu ootusi tegelikult Ukraina on hästi vastu pidanud. Seal Pokrovski suunal ju ennustati eelmise aasta lõpul kindla sõnaga, et jäävad hätta, et langeb, see ei ole seda juhtunud. Et see Ukraina on leidnud mingid selle suurenenud surve all ka mingid vastukäike häid, kaasa arvatud droonisõjas siin järjekordseid uuendusi, eks ole. Miks me räägime, et on nii oluline hakata Eesti kaitseväes ka jooksma selle teemaga ja riigil ka sinna ressurssi suunata, et isegi kui see alguses, mis me teeme, ei ole adekvaatne, siis meil peab tekkima võrgustik, kes sellega üldse tegeleb, inimesed, kes on teemaga kokku puutunud, et me ei saa oodata ideaalset tehnilist lahendust. Aga mis läbirääkimistesse puutub, siis võib endiselt küsida, kas meil toimuvad läbirääkimised. Et see on see peamine küsimus. See on ka tõsi, jah. Et päris huvitava käigu tegi Soome president Stubb, kes käis Trumpiga golfi mängimas ja tegi ettepaneku, et vaherahu võiks jõustuda 20. aprillil. Kes Eesti poliitikutest või avaliku elu tegelastest oskab, et teeme tast presidendi või vähemalt asepresidendi ja saadame ka? Ma ei tea, kes on kõige parem golfimängija Eesti tänases valitsuses. Järgmistel presidendi valimistel tahaks selle kohta kuulda. Jah, tõepoolest. Järgmised presidendi valimised vist on Eestis järgmine aasta, kui ma ei eksi. Et minu arust Alar Karisel on aasta veel presidentuuri järgi. Aga igatahes väga nutikas käik tuli väga paljudele üllatusena ja samas on Trump viimasel ajal avalikult öelnud, et ta on Putini suhtes pahane ja võib talle kui haiget teha. Samas tegelikult on see
samas vastukäiv, samas ta ütleb, et noh, ma saan Putiniga väga hästi läbi ja võin temaga ka leppida, kui ta... Ma ei tea, selle sama intervjuu käigus ta ütles mõlemat korraga, ta ütles, et viha võib kiiresti üle minna, et see tundub olevat ka ikkagi osaliselt nagu mingi moeviha või siis ka võib-olla staabi mõjutusel, eks ole, ta sai aru, et ta peab andma Euroopale ka mingit signaale, et ta ei ole lihtsalt Putini käpik, nagu see kahjuks välja paistab. No selles suhtes, et tegelikult venelased teevad ikkagi väga osavalt seda, mida nad on kogu aeg teinud, kui neil on lubatud laua taha tulla ehk andnud lubadusi, ütelnud, et need ei ole meie, kes teevad, ukrainlased ise tulistavad oma positsioone, kuigi ameeriklased peaks nagu omama piisavat luurevõimekust, et seda ära tunda. Aga küsimus on jälle see, et palju poliitiline ladvik luuret usaldab. Me teame, et sellega on USAs probleeme ja oli ka eelmisel presidentuuri ajal probleeme ja ütleme, Trump ju lõikas ka luure infost välja endise presidendi Joe Bideni ja ka endise välisministri Hillary Clintoni näiteks, et selles suhtes Trump on päris palju teinud ka selle info koondamiseks. Ma küll ei tea, milliseid luureraporteid endised presidendid said, aga vaevalt neile ka ajalehe väljavõtteid edastati nagu sellise rahustamise mõttes. Jah, seda luure rolli tulebki nüüd vaadata, eriti arvestades, et Kremli, ikkagi Kremli jutupunktide üsna toorelt edastaja Tulsi Gabbard on luure direktori ametis Trumpi poolt määratud ja ka see uus ohuhinnang, ta on natukene liiga palju, ütleme, vabariiklaste valimisplatvormi nägu ja eks näis, seal on ka, eks ole, tehakse puhastust ka julgeolekuasutustes. Teatud määrani see kõik on loomulik, et poliitiliste prioriteetide muutudes ka... Osa on sellest, kui USA tegelikult avaliku halduse tavapärane toimimine peale valimisi. Jah, aga mingi osa on seal selle sama avaliku luure hinnangu puhul, mis nüüd varnad tagasi välja tuli, et mingi osa on ikkagi nähtavalt üritatakse kuidagi ka endale nagu sobivaid sõnastusi sinna saada, et õigustada kaasa arvatud Ukraina suunal käike. Kahjuks seal luure hinnangus räägiti ka sellest, et küllap Zelenski taltub, kui lääne välisabi väheneb. Just tema nagu sõjakus taltub kuidagi, et serveeriti mingid paratamatusena arenguid, mida tegelikult aktiivselt USA ise mõjutab ja sama oluline, kui rääkida sellest, mida võib-olla Putin ja Trump omavahel on läbi rääkinud, sellepärast kui rääkida läbirääkimistest, siis mulle tundub, seal ongi kaks osapoolt ja Trump ja Putin praegu. Et sama oluline on vaadata, mida siis tehakse seal Vaikse ookeani tandril just nagu Hiina vastu ja Lähis-Idas, et tundub, et seal on Trumpi nagu tegelikult nagu huvid on rohkem seal ja see, et Venemaaga nii väikese majandusega ollakse valmis siin suhteid normaliseerima, et seal võib olla ka mitmeid põhjuseid, kaasa arvatud siis Trumpi lähikondlaste ärihuvid, et ühtegi ei tasu nagu praegu välistada. Eriline huumorirubriik oli muidugi Signaali rakenduse info lekkimine, et meenutame siis, et Signaali rakenduses suhtlesid siis Trumpi administratsiooni kõrged liikmed, välisminister, kaitseminister, rahvusliku julgeolekujuht, asepresident Vance, kes lubas palvetada. See on ka irooniline, et kui me ütleme, et või Venemaa õigeusu kirik on ju palub relvadele õnnistust, et need Ukrainas teeks oma tööd, siis J.D. Vance selle Signaali rakenduse andmetel palvetas siis selle nimel, et Jeemenis kõik pommid töö ära teeks. Aga see selleks, et selle Vance'i ja Signaali juurde minnes, et see lekkis ja tegelikult see näitab nagu seda, kus ma ütlen, pealiskaudsuse taset. Ja asi, millest me rääkinud oleme, on see, et USA ilmselgelt alahindab Venemaad läbirääkimistel ja kui vaadata seda arutelu, mis selles võrgustikus käis, siis mul ei ole mitte mingit kahtlust, et USA täna alahindab Venemaa võimekust ja kui see jutuajamine lekkis ajalehte, siis
see osa, mis administratsiooni omavahelistest rääkimistest on lekkinud Vene luurele, on kindlasti kordades ohtlikum. Et ma ei imestaks, kui ka Ukraina suhtes varsti midagi samasugust tekib. Oleme ausad, ka Euroopas, ka Eestis vahetatakse nii-öelda tsiviilinfoplatvormidel, mida arvatakse olevat krüpteeritud üsna palju ja üsna tundlikku ametlikku infot. Osaliselt on see enesevigastuse tulemus, selle tulemus, et on mingid liiga kohmakaid võib-olla lahendusi turvaliseks sideks kasutusse võetud. Aga see, mis Vance'iga juhtus, ma arvan, see on nagu pigem tavapärane olnud ka varasemate administratsioonide puhul. Hillary Clintoni emailidest on siin juttu, Joe Bideni puhul isegi uuriti ju ametlikult tema kodus salastatud dokumentidega ümberkäimist ja Trumpi, et see on sümptomaatiline, et eliit sageli eriti, kui sa oledki, tunnedki ennast nagu Rooma keiser seal, eks ole, et siis sa käid selle infoga ka lõdvemalt ümber, et see on pigem nagu kahjuks levinum kui see J.D. Vance'i patutegu. Üks asi, mida tavaliselt poliitilised või tipp-poliitikud ka ei teadvusta, ka ministrid, ka Eestis on olnud neid juhtumeid, kus on küsimus, et kui rahandusminister ja kaitseminister räägivad, et me ei edasta ju salajast infot. Küsimus on selles, et kas välisluureametit, Eesti välisluureametit huvitaks, mida räägivad Venemaa välisminister ja kaitseminister, isegi siis, kui nad ei edasta või seda riigisaladuseks mõeldud infot. Muidugi huvitab ja ei ole mõtet petta ennast sellega, et Eesti puhul Vene luurel seda huvi pole. Ja osaliselt on see probleem tingitud ka sellest, et mõnda infot salastataksegi üle, eks ole, ja topitaksegi liiga kallistesse süsteemidesse, mida võiks nagu vabamalt käidelda. Et üks kahjuks toidab teist, et üle salastamine toidab seda nii-öelda alternatiivinforuumiga. See on tõsi, et samas on tulnud inforuumiga päris palju infot selle kohta, et ameeriklased on pahased, kuna ukrainlased kasutasid nende infot siis sihtmärkideks, mida ei kooskõlastatud ja on välja toodud siis Moskva lipulaeva Moskva uputamine. Jah, New York Timesis oli ka vastav ülevaade selle kohta, kui palju neid šokeeris see, et ameeriklased ei arvanud, et Ukrainal üldse on võimekus rünnata seda ja sellepärast nad ei osanud karta, et ukrainlased justkui küsisid ameeriklast, et kas see laev on seal. Nad ütlesid jah ja siis tuli pauk ja see üllatas. Ja ilmselt see näitab ka, kui palju ikkagi Bideni administratsioon kartis seda eskalatsiooni teemat ja seda, et Ameerika peab hakkama seal kunagi võitlema teise tuumariigiga, et järjekordne tõend sellest ja räägib ka ukrainlaste julgusest. Ja kui me meenutame, milline märgiline sündmus see Moskva mahalaskmine oli just psühholoogilise eelise mõttes ja võitlusvalmiduse mõttes, mida ta andis ka lääne elanikkonnale või lihtsalt jõustavalt selliselt, et siis see oli nagu geniaalne või õigustatud risk iseenesest, mis määras võib-olla ka USA edasise valmiduse tänu selle barjääri murdmisele, eks ole, seda omapoolset abi ka eskaleerida, mis siiski Joe Bideni lõpuajal toimus. Aga mis nüüd käimas olevaid nii-öelda läbirääkimisi puudutab, et siis et tulebki nüüd vaadata, mis siis nüüd saab. Staab, see kuulus golfar. Ja ilma naljata ka regiooni praegu kõige suurem tegija üldse välispoliitiliselt. Selle golfimänguga ta tõusis kohe konkurentsitult. Jah, aga oli ka juba varem oma sõnumite ja hoiakute ja... Eesti välispoliitiline kaal on kuidagi ahtaks jäänud viimasel peale Kaja Kallase lahkumist, ma ütleks. Meil ei ole jah sellist, ütleme nagu printsiliku olemisega. Nagu sina? Ei, kaugel sellest. Printsiliku olemisega inimest, kes tõesti mõjuks nagu Lennart Meri ja Staab minu arust natuke ka välimuselt meenutab Lennart Merd. Noort Lennart Merd, et see isegi see lõuajoon või kuidagi need randid seal suu ümber on sarnased. Aga see küsimus siiski on, et kui nüüd hakkab Trump ka mingit tähtaegu andma, et kui sealt kui neile midagi ei järgne, et mis siis see USA järgmine lükke saab olla ja mis tingimustel nad on nõus abi jätkama, sest ilmselt nad sellest on juba aru saanud, et nemad seda sõda lihtsalt
nupule vajutusega ei lõpeta, et see on natuke komplekssem süsteem ja seal on ka natuke rohkem nagu ressursse. Kahju on sellest, mis nüüd läbirääkimiste nii-öelda või kogu selle arutelu kulguga mõjutab, on see, et ega sealt Euroopa Ülemkogult ei tulnud väga häid uudiseid. Kaja Kallas on siin saanud kriitikat selle üle, et ta justkui oma rabeda stiiliga nurjas selle erakorralise 40 miljardi eraldamist Ukrainale abiks täiendavalt. See tundub selline lihtsalt blame game või siis Kallase survestamise algatus olevat, aga natuke munema oleme siin ikkagi jäänud. Õnneks riigid, Rootsi tegi just 1,6 miljardi eurose abipaketi, mis on väga suur asi. Riigid vaikselt võtavad vastutust, aga Euroopa tasemel endiselt on see asi nagu vinduma jäänud. Aga okei, tõmbame saate kokku, et jälgime arenguid ja loodame, et mõistus võidab ka läbirääkimistes, mis kunagi võib-olla toimuma saavad. Aga suur tänu vaatamast, kuulamast ja turvalist päeva!